Tere hommikust kõigile kuulajatele, kes te olete huvitatud seminarist piimaproovide võtmine ja tulemuste tõlgendamine. Mina olen Triin Hallap ja töötan Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas ja proovin siis tänast üritust juhatada selliselt, et see tõrgeteta toimuks. Tutvustan kõigepealt tänast päevakava. Meie esimene ettekandja on Pillerin Puskar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja piimatoimkonna esinaine ja tema teeb siis kokkuvõtte piimarasva ja valgu trendidest Eesti piimafarmides. Järgmine ettekandja on Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli aktsiaseltsist Aire Pentjärv ning tema ülesandeks on siis tutvustada, kuidas saaksime tagada usaldusväärsed jõudluskontrolli tulemused ja samuti annab ta juhiseid piimaproovide võtmise kohta. Väikene ülevaade ka järgnevatest piimateemalistest sündmustest, mis lähiajal tulemas on. Kõige esimene neist on siis Põllumajandus-Kaubanduskoja piimafoorum 7. aprillil ja see toimub Pärnus Estonia hotellis konverentsikeskuses. Sellele järgneb infopäev piima väikekäitlejatele, mis on välislektoriga infopäev 21. aprillil. Maikuu lõpus on tulemas infopäev tooraine mõju lõpptootele piimatootmises. See on siis külastus Saaremaa piimafarmi. Ja juunikuus siis viimase sündmusena on plaanis piimaveisekasvatajate õppereis Iirimaale. Sellised sündmused on tulemas, saate endale kalendrisse juba kirja panna. Soovin kõigile head seminari jälgimist ning kutsun siis Pillerin Puskari esimese ettekandja oma slaide jagama. Aitäh, Triin. Ma nüüd avan oma slaidid, loodame, et see läheb tõrgeteta. Ja hetkel näeme koos. Nii, nüüd peaks olema täis pildis. Veel ei ole. Minul on huvitav. Võid proovida uuesti. Millegi pärast. Nii, nüüd näeme. Nii. Nüüd on täis pilt. Ja, et aitäh Triin sissejuhatuse eest ja aitäh kõigile, kes on leidnud aega ja huvi tänasele päevale siis tulla osalema, kohtuma, kahjuks endiselt veebikeskkonnas, aga loodame, et peagi ka siis kohtume nii-öelda kokkusaamistel füüsiliselt ja nagu Triin juba rääkis, siis järgnevatel kuudel on tulemas Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eesti loomakasvatajate ja teiste partnerorganisatsioonide poolt päris palju üritusi ja kindlasti väga huvitavaid üritusi, eelkõige piimafoorum ja sealhulgas oli ka nüüd reis Iirimaale, kus toimub juunikuus siis Euroopa Piimafarmerite Assotsiatsiooni aastakongress, et ka sinna on plaanis meil reis organiseerida koja eestvedamisel. Et andke märku, kes on huvilised. Aga tänase päevakava osas, et Triin luges ette need teemad ja kes mida räägib, siis ma natuke parandaks, et minu ülevaade on piimanduse trendidest ja rasvast ja valgust ülevaate ja põhjalikumalt räägib siis Aire Pentjärv, sealhulgas ka siis piimaproovide võtmisest. Aga tulles siis eelmise aasta päeva juurde tagasi, siis kindlasti oli eelmine aasta väga suur väljakutse meie piimatootjatele. Aga see ei kujunenud nii kehvaks aastaks, kui me vaatame tootlikkust ehk lehma kohta piimatoodangus. Võime öelda, me oleme esimesed Euroopas, aga küll jah, varjutab seda positiivset poolt kindlasti sisendi hindade tõus
nii siis ka veel aasta lõpus viimastel kuudel meid tabanud kütusehindade meeletu tõus. Ehk ei olnud kindlasti aasta kerge ja kui Ants-Hannes Viira kokkuvõtteid aluseks võttes, siis eelmise aasta piimatonni kohta tootjad kandsid kahjumit 44 eurot. Et perspektiiv sellest lähtuvalt ei ole võib-olla nii roosiline, kuid jällegi, kui vaadata tänaseid piimahindade tõusuid, siis ehk on meil ikkagi natukene positiivsem see nägemus selleks aastaks, aga selleks tuleb muidugi palju vaeva näha. Ja mis võib-olla on veel eelmisest aastast sellesse aastasse natuke kurvem fakt, mis tuleb kaasa, on see, et meil piimalehmade arv vähenes. Ehk meil oli esimest korda siis ajaloos, et meil oli alla 400 piimafarmi ja meie loomade arv oli siis alla 81 000. Et need on need kurvad pooled, kuid nagu ma ütlesin, piimatoodang tootlikkus lehma kohta tõusis päris jõudsalt. Ja mis on siis aasta 2022 lähtuvalt kõigest eelnevalt, peame siis ikkagi arvestama ja arvestamegi, millist piima me täna toodame, millist piima ootab töötleja, millist piima tootena ootab tarbija, mis on selle piimaliitri omahind farmist tööstusse ja tootehind tööstusest poodi ja mis hinda on nõus siis ka tarbija maksma ja kuidas see hind jaotub terves ahelas. Et kui me vaatame nüüd Euroopa Liidu maadele mõningaid numbreid ja uuemaid Copa-Cogeca viimasest uudiskirjast, siis aasta lõpuks novembris Euroopa Liidu keskmises arvesse piimahind tõusis 40 eurot 100 kilo kohta ja eelkõige tõusis siis piimatoodete osas ka siis nii või kui ka juustu hind ja toorpiima hind või toorpiima kogus Euroopa Liidus tootmine siis langes kergelt ja mis ka langes eelmisel aastal tulenevad siis Covidist ja ülemaailmsest kaubandusest ja toiduainete ekspordist, impordist, siis Euroopa Liidust eksporditavate piimatoodete kogused ka vähenesid. Tulles tagasi nüüd meie enda juurde, Eesti juurde, et me oleme aastaid olnud väga edukas piimatootmisriik. Meie piimatootmine on väga kiirelt arenenud ja kui me vaatame piimaliitreid, me teame, et meil on väga kõrge toodang, siis kui jällegi vaadata nüüd rasva ja valgu baasil tagasi arvestatud, standardiseeritud, rasvkorrigeeritud piimana, siis me ei ole võib-olla seal tipus. Aga me oleme siin telje keskel ja eesmärgiks kindlasti on olnud meil nii piimatootjal kui tööstusel saada rohkem kuivainebaasilist piimatootmist ehk rasva ja valku, rohkem tooteid ja toote omahinda alla tuua, et tonni piima kohta rohkem lisaväärtust, siis on hea meel, et eelmise aasta lõpust jõuti piimatootjate ja töötlejate vahel ühtsele arusaamale, et seda hinnamudelit tuleb muuta. Seda tingis ka osaliselt sisendite hindade tõus ehk et kui piima hind ei oleks nii-öelda korrigeeritud, siis on väga raske tulla algtootmises ehk farmis toime ja enamustest teavad, kes on piimatootmises, et tänaseks on piimahinna mudel muutunud oluliselt, tõusnud meie piima hind Euroopa Liidule lähemale, aga seda tänu just rasva ja valgu sisalduse tõusule piimas suuresti. Siis piimatootjate majandusnäitajad nüüd eelmise aasta lõpuni, et siin on Eesti Maaülikooli Ants-Hannes Viira koostatud slaide, paljusti ma kasutan. Siinkohal ma tahan tänada kohe Ants-Hannes Viirat, kes on kindlasti väga palju teinud ära tööd Eesti piimandussektorist, selgitamaks kahele poolele rasva ja valgubaasilist hinnamudelit ja kui on muudes majandusnäitajates ja sellistes numbrilises maailmas kindlasti toetanud sektorit.
ja tema slaide ma tänast kasutan paljusti. Ehk et piimatootjate majandusnäitajad või õigemini majandusnäitajaid mõjutavad faktorid on siin välja toodud, et meie piimatoodang lehma kohta, nagu te näete, on kenasti tõusnud. See esimene kõige eletam, tumedam joon ehk need tulbad. Piimatoodang on aasta-aastalt tõusnud. Keskmine rasvasisaldus on langenud kuni, ütleme siin aastani 2018-19 ja langes juba vägagi murettekitavale tasemele ja majanduslikult võib-olla ka küsitavale tasemele, kuigi selle maksti liitri eest rohkem ja ei olnud tootjal motivatsiooni rasvavalku tõsta, kui liitrite eest sai oluliselt rohkem. Aga sellest ajast 2019 on hakanud see piimarasv vähemalt stabiliseeruma ehk toodangu tõustes ta enam ei langenud. Sama on ka valgusisaldusega, sama trend. Ehk need on need trendid, mis 2018-19 hakkasid nii-öelda siin välja kujunema. Iga farm, iga tootja teab, mis selle taga on. Selle taga võib olla põhisööda parandamine, teatud söödakomponentide kasutuselevõtt, nagu maisijahu näiteks, aga ka aretuse pool. Siin ei ole ühte ainsat tegurit, aga trend on väga positiivne ja need kõik näitajad, rasv, valk kui ka siis lehmade eluiga karjas siin vasakul tulbal, et kõikide nende näitajate parandamine tegelikult on oluline piimatootmise majandusnäitajate osas parandamisel. Sest paraku jah, me võrdleme ennast teiste riikidega meie ümber. Ja kui me nüüd siin slaidil vaatame, et parimad või edukamad teised piimatootjad, kuhu nad on viimastel aastatel nüüd tootmises nii-öelda suuna võtnud ja kuhu poole liikunud, siis piimarasva ja valgu sisalduse osas me näeme, et Holland, Soome, Taani on teinud siin piimatoodangu tõustes suure hüppe ja neil on ka väga hea rasva ja valgu toodangu sisaldus. Aga Läti ja Eesti on olnud toodangu tõustes nüüd piimarasva ja valgu toodangu arvestuses kindlasti sellises negatiivses trendis. Eks see on olnud siiamaani, aga nagu eelmised slaididki tuli välja ja Aire kindlasti räägib meile põhjalikumalt, siis tänaseks päevaks on see negatiivne trend õnneks peatunud ja see on kindlasti väga suureks majanduslikuks plussiks järgnevatel aastatel, ma loodan, piimatootmise omahinna kujunemisel meie tootjate jaoks ja ka tööstuste kasumlikkusele. Ja mis me oleme siis teinud, kui mõtlete nii teie kui terve sektor, iga piimatootja, ülikool, kõik sidusorganisatsioonid, siis piima kokkuostu hind annab piimatootjale signaali sellest, et mida turg väärtustab piimatootjale. Ehk et kui me suudame selle väärindada selle piimatonni nii-öelda ja saada sealt rohkem lisaväärtust, siis me saame ka maksta piimatootjale natukene paremat hinda, aga see on alati kahe vastaspoole kokkulepe, et mis ajast ja kuidas me hakkame seda rakendama. Ja tõesti on hea meel, et piimatoimkonnas on olnud need vestlused väga kaua aega, lõpuks me oleme sinna ka jõudnud nüüd. Ja kui vaadata siis tõesti, et piimarasvasisaldus, valgasisaldus ja kvaliteedinäitajad on meil tõusnud ja see annab ka omakorda nüüd hea sisendi piima varumisele. Teame ju, räägime iga päev keskkonnasäästlikust tootmisest, rohepöördest ehk kõik need tegurid, mis siin slaidil on kindlasti selle keskkonna ja loonud ja tänases päevas ka võimaldanud minna üle uuele piima hinnamudelile. Miks me sellest nii palju räägime, on jõudes tagasi siis farmi ja loomatervise juurde, siis on teaduslikult toodud välja, et kindlasti suundudes rasva ja valgu baasilisele tootmisele on ka lehma tervis parem ehk et lehmade eluiga karjas ja keskmine laktatsioonide arv on hakanud tõusma ja ma usun, et tõuseb veelgi. Ja siinkohal tahakski öelda, et hea meel, et meil on selline tugev sektor täna küll kaasates Maaülikooli, kaasates ka kommertsettevõtteid,
ehk et sektorile anda sisendeid selleks, et selle rasva ja valgubaasi sel tootmisel niimoodi uhkelt siis purjetada edasi. Ja üha rohkem me räägime, eks ju, siis rasvkorrigeeritud piimast, energiale korrigeeritud piimast ja siin veel kord tahaks tänastele kuulajatele ja ka osalejatele, et võib-olla rohkem tähelepanu pöörata tulevikus söödaväärindusele ehk söödaväärindusele selles mõttes, et kui palju 1 kilost kuivanest söödast me saame piima, rasva ja valku, rasvkorrigeeritud ja energiale korrigeeritud piima. Aga teine aspekt, mis tuleb juurde, on ka söödaväärindus, ütleks nende rahalises mõttes, et iga euro, mis me kulutame söödale, kui palju me sellest saame siis eurosid tagasi. Ja jällegi, et koos Maaülikooliga ja teiste erialainimestega me kindlasti selle kohaseid selliseid lühikeseid infopäevi, õppepäevi, infopäevi või seminare tuleme ka kojas korraldama. Ja need infopäevad ja kogu see tegevus, mis on nüüd sellel aastal piimakarjas ja piimandussektoris, on need tegurid alates siis geneetika, söötade valik, sööda kvaliteet, ratsiooni tasakaal, et me ei saaks võtta nagu plussist söötmise korraldus ja kõige rohkem, nii nagu me kõik teame, ikkagi see inimfaktor, eriti farmi tasemel. Et me võime väga paljusid tegureid mõjutada, aga paraku jah, näiteks tööjõu osa ja kvaliteetsete ja kvalifitseeritud tööjõu saadavus turul on kindlasti sektori üks suuremaid väljakutseid sellel aastal. Et me tahaksime jõuda sinna piimatoodangus kõige ülemisse liigasse, kõrgliigasse, aga mitte enam kindlasti liitrite osas, vaid ikkagi rasva ja valgu osas. Kas see on võimalik ja mis on selleks vajalikud muudatused ja ka kulutused? See on nüüd meie järgmise aasta selline ühine tegevusvaldkond ja suund, kaasates siis siia, nagu ma ütlesin, meie enda teadlasi, aga kindlasti ka väliseksperte ja ka käies siis Eestist väljas ehk näha, kuidas teised toimetavad ja õppida sealt. Ja korra ma mainisin juba seda keskkonna aspekti ja rohepööret pluss ka muid looma heaolu ja tervisealaseid regulatsioone, mis lähiaastatel on vajalik rakendada ja kindlasti tulevad meie tootmist vägagi palju mõjutama, siis just, et söötade kasutus, on see siis jalajälje määramine söötadele või ka siis, et need söödad peavad olema tõesti sertifitseeritud, ohutud, ehk see kvaliteedinäitude jälgimine, siis kindlasti põhisöötade, kohalike söötade kasutamine söötmisel ja rohkem korresöödabaasilist piimatootmist, mis on jällegi hea alus rasva ja valgu tootmiseks, kui see põhisööt on kvaliteetne ja mitte ainult keskkonna osas jätkusuutlik tootmine, vaid kindlasti ka majanduslikult jätkusuutlik ja tasakaalukas tootmine. Et ma ei hakka kõiki neid aspekte siin jällegi me ei jõua selle üks aja jooksul lahti rääkida, see ongi tänase päeva põhiteema, aga lihtsalt, et meie mõtet ja selle aasta plaane veel suunata sinna poole, et need on need tegurid, mis saavad meid mõjutama. Ja me teame, et me tahame olla efektiivne, olla ka turul konkurentsivõimeline, tuues välja meie jätkusuutliku piimatootmise ja väikese keskkonna jalajäljega piimatootmise, siis võimalused meil selleks on. Meil on väga hea infrastruktuuriga karjad, siis on meil tänaseks päevaks ka geneetiliselt heal tasemel karjal. Meil on väga hea tugisüsteem võrreldes teisi riike ja nagu te siit ka näete, et mida kõrgem on toodang, seda väiksem on jalajälg, süsiniku jalajälg igale liitrile piimale ja tarbija seda järjest rohkem vaatab ja ostjad ja müüjad arvestavad, eks ju, tarbija ootusi ja eelistusi. Ehk siis jätkame samal suunal, hoides kõrget toodangut, efektiivselt karjatervisele rohkem tähelepanu pöörates ja saades siis rohkem rasva ja valku igast piimaliitrist.
hooaeg hakkab, põhisööda varumine varsti peale, et väljas on küll veel lumi, aga selle eelseisva hooaja söötade planeerimine on alganud juba täna, mida külvata, mida lõigata, kuna ja kuidas silo koristada. Ehk et paneks veel väga südamele, et piima tootmine algab ikkagi taimest, mullast, et kaasates agronoome ja läbi rääkides, kuidas me saaks siis alandada ostusööda osakaalu, tõsta oma koha pealt toodetud sööda osakaalu ja mitte ainult, et kui palju on sellest söödast proteiini, vaid enam tähelepanu kui kunagi varem, kui me lähme rasvavalgu peale, on meil vaja mõista kiu osatähtsust meie põhisöötades ja kui palju see kas siis soodustab piimatootmist, liitreid, valku ja rasvu või mis nendest teguritest võivad olla limiteerivad nii liitrite kui ka rasvavalgu sünteesil ehk siis piima tootmises. Ja kindlasti on igal ühel oma nõustaja, nõuandja põhisööda tootmisel. Kõige olulisem nõuandja on kindlasti iga ettevõtte enda agronoom, aga ka siin agronoomidele andmaks sisendit ja mõistmist, mida me neist ootame piimatoimkonnas. Me kindlasti tuleme korraldama veel sellel kevadel selliseid lühikesi teemale suunatud infoseminare või päevi nagu tänane piimaproovide valdkonnas. Sest miks ma seda väidan, et see on meie võimalus, mille alusel põhisööda parandamine rasva ja valgu tootmiseks ja siis rasvkorrigeeritud piima tootmiseks majanduslikult tasuvamalt on see, et silode seeduvuse monitooring näitab, et meil 48% silosid alla optimaalse seeduvuse. Ehk see osa, mis siis vatsas seedib selle aja jooksul 48 tunni jooksul, mis ta seal vatsas põhimõtteliselt püsib. Et jällegi ei lähe siin detailidesse. Tänane kuulajaskond ei ole kindlasti see fookusgrupp. Nii ja ka teema. Aga veel kord, põhisöötade kvaliteet, millist taimikut, kuidas kasutada, need on meie võimalused ja neid võimalusi me peame kasutama ja need muudatused tegema igaüks vastavalt oma eesmärkidele siis. Ja ei saa võtta välja ühtegi seda tegurit nendest, eks ju, et aretusega me oleme tegelenud väga pikalt ka selles suunas juba, et rasvavalku kuivane põhist rohkem saada. Võib-olla mitte nii pikalt, aga tõsiselt ütleks nii. Söötade valik, söötmise korraldus ja kõige olulisemaks, nagu me oleme nüüd näinud, kujuneb ikkagi tootjale, piimatootjale farmis, et milline on piima hinnamudel. Ja alates siis eelmise aasta lõpust, kui ikkagi väga selged indikatsioonid tootjatele tööstuste poolt tulid, et me hakkame läbi rääkima uusi hindu rasva ja valgu baasil, andes rasvale ja valgule piisava hinna lipiku juurde, et seda püüda, siis on ka pilt väga-väga palju meie piimatootmises muutunud. Ja kui me läheme ka jõudluskontrolli igakuistele tulemustele, siis me näeme, et piimarasvad ja valgud on tõusnud, aga toodangud samal ajal on püsinud või ka isegi samal ajal tõusnud. Et see on minupoolne ülevaade, sissejuhatus Aire Pentjärve põhjalikumale käsitlusele piimaproovidest ja piimaproovid kindlasti on väga suur abivahend teil kas või kord kuus vaatama, analüüsima läbi oma karja toodang ja rasva ja valgusisaldus ja muud näitajad. Ehk mina tänan kõiki, et olete täna siia tulnud ja soovin väga ilusat ja tervet kevadet ja oleme ikka siis mõttes positiivsed ja testides negatiivsed. Ja kindlasti olge kursis, mida tehakse Põllumajandus-Kaubanduskojas ja osalege meie üritustel ja kõigi teie kaasalöömine ja mõtete avaldamine ja oma ettepanekute saatmine on alati oodatud meie poolt. Nii et tänan ma oma aega ei kuritarvitanud vist, ma loodan. Vaatan, kella aeg läheb kiiresti, aga ma annaks nüüd väga huvitavale teemale ja kindlasti väga kasulikule huvitavale teemale edasi sõna nüüd Aire ettekandeks. Aitäh teile! Suur tänu, Pilleri! Ootamegi Aire Pentjärve nüüd oma slaidi jagama. Kas minu slaidide? Ja, lõppes. Ja näeme sinu slaide. Kõik on korras, jah? Jah.
Aitäh Pilleri, aitäh Triin. Minu nimi on Aire Pentjap ja mina töötan Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli aktsiaseltsis klienditeeninduse juhina. Klienditeenindus on just see või on need inimesed, kes igapäevaselt suhtlevad piimatootjatega. Meil on piirkondades 5 inimest, kes aitavad, kes annavad nõu, kuidas jõudluskontrolli teha, kuidas tõlgendada tulemusi, kuidas andmeid laadida ja kuidas neid parandada. Samuti on ka meie peamajas inimesed, kes neid andmeid töötlevad ja parandavad ja annavad siis tulemused tagasi. Samuti on klienditeeninduse üks ülesanne kõrvamärkida nüüd. Miks me räägime jõudluskontrolli? Mis see jõudluskontroll on? Jõudluskontroll on põllumajanduslooma jõudluse põlvnemise andmete regulaarne kogumine. Siin on oluline see regulaarne. Registreerimine, töötlemine, säilitamine ja analüüsimine. Et hinnata tema geneetilist väärtust ja teha ka majandamisotsuseid. Korraks katkestan siit. Kas natukene mikrofoni võib-olla liigutada, sest vahepeal sahises ja oli... Kas nüüd on parem? Endiselt korraks viskab sahinat. Kuidas on? Natuke võib ka valjemini rääkida, Nii, kuidas niimoodi on? Kas see on parem? Nii on parem. On parem. Ma püüan valjemini rääkida siis. Aitäh. Eestis on jõudluskontrollis 96,5% lehmadest. Tegelikult see on väga-väga suur osakaal. Räägime piimalehmadest. Ja Eestis on jõudluskontrolli traditsioon juba väga pikaajaline. Juba 1909. aastal loodi esimene organisatsioon ja meie jõudluskontrolli traditsioon ei katkenud ka siin üleminekul Nõukogude ajalt Eesti Vabariigile, nii et need andmed on kõik säilinud, mis on kogutud ja me saame võrrelda siin erinevaid aegu. Milleks jõudluskontrolli üldse teha või milleks see vajalik on? Kõigepealt on see ju informatsioon loomapidajale, tema igapäevatööst ja samuti siis karjanõustajale ja loomaarstile, milline on lehmade toodang, millised loomad jätta endale karja, millised maha müüa, milline on minu karja tervis, sest väga palju informatsiooni tuleb juba karja tervise kohta. Samuti, kas minu toodetud piim on kvaliteetne, somaatiliste rakkude arv on selline, nagu ta peaks olema või on mingeid probleeme. Kas loomade söötmine on paigas, ka seda informatsiooni saab ju läbi jõudluskontrolli. Kas need eesmärgid, mida ma seadsin, kas mul läheb paremini või läheb halvemini praegu? Ja millised muutused on aja jooksul toimunud, et kas ma teen asju paremini või peaksin midagi natukene muutma ja kas minu tegevus on jätkusuutlik. Kindlasti saavad erinevad inimesed erinevat informatsiooni veel lisaks ja erinevad põhjused, miks mingeid andmeid vaadatakse. Samuti siis informatsioon loomade aretusväärtuste saamiseks, sest mille alusel me valime, millist looma karja jätta, millist mitte, on ju aretusväärtused üks informatsioon. Ja loomulikult kasutavad jõudluskontrollis kogutud informatsiooni uurimis- ja teadustööde tegijad ja samuti ka riik. Piderin natukene juba rääkis loomade ja karjade arvust. Kordan veel üle, et jõudluskontrollis oli aastavahetuse seisuga 399 piimakarja, kellel oli lehmi siis, ja 80 689 lehmi oli kokku jõudluskontrollis. Nagu te näete, siis nende graafikute suund on allapoole, see tähendab seda, et aasta-aastalt on meil karjade arv vähenenud, et kui me võtame siin 2011. aastaga, siis karju on üle 2 korra vähem. Lehmade arv nii drastiliselt õnneks langenud ei ole, aga siiski, et lehmade arvu langustrend on endiselt jätkuv olnud. Ja kui karjade arv on vähenenud ja lehmade arv mitte nii palju, siis meie keskmine kari on juba üle 200 lehmaline. Et võib-olla me seda päris keskmist karja Eestis leiame mõne üksiku, see on nüüd siis see keskmine lehmade arv karjas. Ja miks me räägime sellest keskmisest karjast, et
või mida see suur või see karja suurus mõjutab, et mida suuremad on karjad, siis seda rohkem ka nende karjade tulemused mõjutavad ju Eesti tulemusi. Et võib-olla see on üks sõnum siin, et kui kõik on hästi, siis ongi ju hea, aga kui keegi teeb kusagil midagi valesti, siis see võib ikkagi ka üsna palju mõjutada kõiki tulemusi. Pilleri natukene näitas Statistikaameti või ametliku statistika tulemusi. Kuna Eesti on ka ICARI ehk rahvusvahelise jõudluskontrolli komitee liige, siis sealsed liikmesriigid esitavad kõik ICARI enda tulemused. Ja mul on küll 2020. aasta tulemused siin nendel graafikutel kahjuks, sest 2021. aasta tulemusi oli esitatud vaid mõni üksik riik. Aga siin esimesel slaidil te näete seda, kuidas on siis jõudluskontrollis olevate lehmade tulemused siin erinevate riikide rasvaprotsendi osas. Et see helesinine joon on Eesti joon. Ja Pillerin ütles jah, et natukene on siis nüüd see rasvasisaldus suurenenud. Tõesti, langus on peatunud. Loodan, et liigub ka ülespoole, aga võrreldes teiste riikidega on meil ikka päris suur vahe, et piimarasvasisaldus võrreldes siin naabritega lõunast, Läti, Leedu ja Põhjamaadega, et on veel mida parandada kindlasti. Ja sama võrdlus on siis ka valgu osas, valk ei erine või piima valgusisaldus ei erine nii palju, aga siiski oleme ikkagi allpool. Pilleri slaidil oli samamoodi kirjas, et mis mõjutab piimarasva ja valgusisaldust. Et kindlasti geneetika, tõug, mida me kasutame või mida kasvatame, millist tõuguloomi kasvatame, milliste pullide järglasi kasutame, siis söötmisel on väga suur mõju. Ratsioon, kvaliteet, sööda tasakaal või ratsiooni tasakaal, söötade kvaliteet, aastaaeg ehk õhutemperatuur. Pärast näete ühte graafikut, kus on näha selgelt, et kui on kuume, on piimarasvasisaldus madalam, sellel on erinevad põhjused, siis looma tervis kindlasti, udarapõletik, ainevahetushaigused, toodangutase, et nii ta kipub olema, mida kõrgem toodang, seda madalam on olnud piimarasvasisaldus. Seda ei saa nüüd absoluutselt võtta, aga lihtsalt on niimoodi tulemusi vaadates näha. Laktatsioonistaadium, kas lehm alustas just laktatsiooni, kas ta on just kõige paremas piimatootmise tsüklis või et kas on tipus või hakkab laktatsioon lõppema, et ka siin on erinevad tulemused, siis kindlasti karja majandamine, milliseid otsuseid tehakse, kuidas on üksmine korraldatud, millised inimesed on, kas inimesed teavad, mida nad teevad ja ka looma vanus mingil määral mõjutab. Aga siia saaks alla ikkagi panna väga suurelt, et inimene on väga suur faktor, et inimese mõju on väga suur, kas piimarasvasisaldus või valgusisaldus. No jah, valgusisaldus võib olla läbi söötmise pigem, aga rasvasisaldus just jõudluskontrollis mõjutab väga palju inimene ise. Nii, siin on nüüd üks graafik, kuhu ma panin piimarasva ja valgusisalduse eelmise aasta erinevatel kuudel. Ja siin on nüüd näha siis sinine joon tähistab jõudluskontrolli karjade kaalutud keskmist tulemust. Nii et kaalutud keskmise meetodil saadud siis, et on arvestatud ka toodangut piimarasvasisaldus, siis halli joonega on tööstuste ja siin on nüüd välja toodud mediaan. See tähendab seda, et sellest punktist sellel kuul pooled olid siis kõrgema tulemusega ja pooled madalama tulemusega. Ja samamoodi on toodud välja siin sinise joonega, oranži joonega on siis karjade, kus oli
10 või rohkem piimaproovi sellel kuul. See me tean, et natukenegi oleks võrreldavad, aga kindlasti me ei saa võrrelda ju keskmist mediaaniga, aga see võib-olla annab lihtsalt selle liikumise kätte, et nagu te näete, et tegelikult graafiku jooned on suhteliselt sarnased, et väikene vahe on, et kui me saaksime, kui meil oleks teada ka piimatööstusesse realiseeritud piimakogus, siis me saaksime kasutada kaalutud keskmise meetodit ja siis me saaksime märksa täpsemalt vaadata, kas need jõudluskontrolli andmed ja tööstusesse saadetud piima tulemused on sarnased või mitte. Ja kindlasti ei ole nad ka päris võrreldavad selle tõttu, et piim, mis saadetakse piimatööstusesse, ei pruugi olla täpselt seesama, mis on kontrollpäeval või nende samade lehmade piim, kelle tulemused on meil kontrollpäeval. Kindlasti on ju tööstusesse käinud piima hulgast välja jäänud haigete lehmade piim, nii et ta kindlasti trendi näitab, aga me ei saa öelda, et absoluutselt, et selline vahe on nüüd jõudluskontrolli tulemustel ja piimatööstuse tulemustel. Valgusisaldus, kuna seda ei saa nii palju mõjutada siin, kui näiteks proovi võtmine või muud teguri, et valgusisaldus on märksa stabiilsem, siis nagu te näete, et need vahed on väga väikesed. Nüüd veel 2 graafikut. Kuna me edaspidi räägime, millal ja miks piimaproovi võtta, siis leidsin materjalid, mis toimub lüpsi jooksul piimarasva ja valgusisaldusega või kuidas ta muutub. Kui alguspunkt on siin lüpsi algus ja lõpp-punkt on lüpsi lõpp, siis kui te vaatate rasvasisaldust, siis tegelikult võrreldes lüpsi algusega on lüpsi lõpus piim rasvas on üle 4% punkti, nagu rasvasisaldus kõrgem. Kui me vaatame valgusisaldust, siis valgusisaldus lüpsi jooksul muutub väga vähe. Et kui me siin räägime 1,0 ja 2,0, siis siin me räägime 0,1 ja 0,2, et see muutus lüpsi jooksul on väga väike. Seetõttu on väga oluline see, et piimaproov oleks võetud õigel ajal, et me saaksime õige tulemuse, õige rasvasisalduse meie analüüsi tulemusena. Millest sõltub siis jõudluskontrolli andmete kvaliteet? Kuna kontrollipsi tehakse 1 kord kuus, siis on ju oluline väga, et seda tehakse õigesti, sest nende tulemuste alusel tehakse otsuseid. Kas loom praakida, kas loom karja jätta, kas ma valin selle looma või valin teise looma oma järglaste, oma karja vasikate emaks, et kindlasti väga oluline on asju õigesti teha. Ja tulemusi mõjutavad, kui ma enne ütlesin, et inimene, siis tegelikult läbi nende kõigi järgnevate punktide on ju inimene või nende kõigi asjadega on seotud. Et piimaproovide ja looma täpne identifitseerimine on esmane. See tähendab seda, et kui piimaproov ei ole selle lehma oma, kellelt me tegelikult arvasime, et me võtsime selle piimaproovi, siis me saame valed tulemused ja me võime teha väga valesid otsuseid. Seadmete tehniline seisukord mõjutab väga palju piimaproovi tulemusi või jõudluskontrolli tulemusi. Kui seadmed ei tööta korralikult, me ei saa nii-öelda seda keskmist piimaproovi kätte, et me saaksime hinnata selle piimaproovi tulemusi. Ja kui need seadmed ei tööta, siis ei pruugi me saada õigeid tulemusi. Väga oluline on see, et kontrollipsi tegija oskaks ja teaks, mida ta teeb. Ja et ta oleks täpne. Siis aina enam viimastel aastatel räägitakse ka ülekandumisest ja saastumisest. See tähendab seda, et eelmise lehma piim ei mõjutaks järgmise lehma tulemusi. Kui ühel lehmal on väga kõrge somaatiliste rahkude arv, tal on väga tugev põletik näiteks ja see seade või see nõu, kuhu see piim kogutakse, ei tühjene täielikult,
siis võib juhtuda nii, et selle eelmise lehma tulem, osa piima jääb sinna järgmise lehma piima sisse ja me tegelikult saame valed tulemused. See on just uute lisateenuste puhul väga-väga oluline. Kindlasti tuleb jälgida. Ja kindlasti ka andmeedastuse töötlus on olulised, et andmed oleksid õigesti, õigeaegselt edastatud ja loomulikult töödeldud, et töötluse protsessid käiksid nii nagu ette nähtud. Natukene nüüd räägin ka kontrollipsi läbiviimise korrast, et see reguleeritud on piimaveiste põlvnemise ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korraga. Selle korra leiab meie EPJK kodulehelt piimaveiste kataloogist ja kindlasti on need samad punktid natukene põhjalikumalt läbi kirjutatud ka piimaveiste jõudluskontrolli käsiraamatust, mille samuti leiab Eesti Põllumajandusloomade jõudluskontrolli kodulehel. Käin nüüd niisugused olulisemad punktid, mis puudutavad just kontrollipsi, need läbi. Kontrollipsid viib läbi jõudlusandmete koguja, loomapidaja või tema poolt volitatud isik. See tähendab seda, et on inimene, kes ikkagi teab, et jõudlusandmete kogujal on tunnistus selle kohta, et ta teab, mida ta teeb. Jõudlusandmete kogujaid õpetavad välja meie maakonna spetsialistid ja annavad ka tunnistusi. Ja samuti, kui loomapidaja teeb seda jõudlusandmete koguja tööd, siis ka tema saab nõu ja õpetust ja samuti ka tunnistuse siis meie maakonna spetsialisti käest. Või on siis loomapidaja või jõudlusandmete koguja õpetanud välja kellegi, rääkinud talle, kuidas tuleb asju õigesti teha. Siis ajavahemik 2 kontrollipäeva vahel võib olla 22–37 päeva ja üks kord siis kontrollaasta jooksul kuni 65 päeva. Kontrollipsi peaks tegema nii, et see ei sega lüpsitööd ja normaalset kulgu ja ei pikenda lüpsmise aega. Kindlasti väga paljudes ettevõtetes on niigi ju enam-vähem ööpäev läbi lüpsmine. See tähendab seda, et kontrollipsi tulebki teha nii, et aega rohkem ei kulu. Kui lüpsi aeg on pikem kui tavapäraselt, siis viimastel lehmadel on ka lüpsi vahe võrreldes eelmise lüpsiga pikem ja tegelikult toodang ei ole võib-olla päris õige. Lüpsimeetodi muutmine kontrollipäeval ei ole lubatud. See tähendab seda, et kui tavaliselt lüpstakse 3 korda näiteks ja siis kontrollipäeval lüpsan 2 korda. Kui 3 korda, siis ka kontrollipäeval 3 korda. Kontrollüps siis peavad või kontrollüps tuleb teha kindlasti kõigil lüpsvatel lehmadel, mitte nii, et parematel mõõdan toodangu ja võtan piimaproovi ja viletsamad jätan välja, et mul on erinevad loomad. Ja loomulikult siis ka lüpsvad mullikad, kes on aborteerunud, nad on tegelikult siis juba laktatsiooni esimest laktatsiooni alustanud. Ja pärast poegimist tehakse esimene kontrollüps alates 5. laktatsioonipäevast. Et tegelikult paljudes karjades hakatakse ju lehmi lüpsma suhteliselt kiiresti pärast poegimist ja kui need proovid ka tulevad meile enne seda 5. laktatsioonipäeva, siis loomulikult need proovid analüüsitakse, need tulemused lihtsalt ei lähe looma laktatsiooni arvestusse. Kontrollüpsil määratakse iga lehma piimakogus kilogrammides kümnendiku täpsusega. See tähendab seda, et 20,1 või 20,7 või 30,9, et kindlasti ärge pange osad seadmed mõõdavad liiga täpselt, et 29,95 näiteks, et kümnendiku täpsusega, mitte sajandiku täpsusega ja mitte kindlasti ka 3 liitrit või 5 liitrit või 7 liitrit või kilogrammi. Nii et mingitel aegadel, see on juba väga ammu, kui osad, kellel ei olnud lihtsalt millegagi mõõta, mõõtsid näiteks 3-liitrise purgiga. Et siis võis ka juhtuda, et jah, oligi 3 liitrit või 6 liitrit. Aga nüüd me räägime kilogrammidest ja kümnendiku täpsusega, siis 1 koma koht pärast koma. Ja väga oluline on see, et piimakoguse määramiseks kasutatakse selleks ette nähtud. Need on siis kas kasuskantavad piimameetrid, mis on siis
rahvusvahelise jõudluskontrolli komitee poolt tunnustatud. Oluline on see, et neid oleks ka viimase 12 kuu jooksul EPJK-is kontrollitud. Miks see kontrollimine vajalik on? Kui te ka teete ju korra kuus või kasutate neid ainult, siis seadmed väsivad, tihendid väsivad, vananevad, et on oluline kontrollida, kas see piimamõõtur töötab, endiselt mõõdab ikka õigesti endiselt piima. Siis lüpsiplatsidel paari poolt tunnustatud elektroonilist piimamõõtmisvahendid, mis on siis selle seadme hooldaja poolt kontrollitud. Jälle äärmiselt oluline, sest kui need seadmed ei tööta korralikult, kui need seadmed ei võta piisavalt piima või mis iganes, siis me ei saa õigeid tulemusi. Et see kontroll on just selle jaoks oluline, et me oleksime kindlad, et seadmed töötavad õigesti. Ja siis loomulikult, kellel ei ole piimamõõtureid, kui ei ole piimameetreid, mis kaasas kantavad või on statsionaarsed platsil olevad, siis on võimalik ka loomulikult kalibreeritud või taadeldud kaalu kasutada, kindlasti väiksemates karjades seda tehakse. Lüpsil võetakse säilitusainet sisaldavasse proovipudelisse nõutav kogus piima. See nõutav kogus on circa 40 milliliitrit. Ja loomulikult siis iga lehma proovipudeli identifitseerimise andmed edastatakse EPJK-isse laudalehel elektrooniliselt. See tähendab seda, et millise lehma piimaproov on millises kastis ja millisel positsioonil. Ja sõltuvalt kontrolllüpsi läbiviimisel kasutatavast vahendist võetakse siis piimaproov järgmiselt, et kas siis piim valatakse sealt kogumisnõust või ka siis piimakannust ümber vahenõusse, segatakse ja siis piimaproov võetakse selleks ette nähtud proovikulbiga või vahelduva kontrolllüpsi puhul siis kas see vahenõu võib olla ka üsna väike ja võetaksegi, kallatakse pärast põhjalikku segamist piim juba 40 milliliitrit piima siis proovipudelisse. Või siis piim segatakse ja piimaproov võetakse vastavalt seadme juhendist näidatud metoodikale, et osad piimamõõturid, nende puhul tuleb lasta õhku sellesse mensuuri ja segada see piim mensuuris ära ja siis võtta sealt piimaproov. Haigete lehmade piimakoguseid ei mõõdeta ja nende piimast proovi ei võeta. See tähendab seda, et kui lehma piimatoodang on ikka haiguse tõttu väga palju langenud või see piim ei ole normaalne, siis pange selle lehma kohta informatsioon, et see lehm märkida haige, sest et kaotab lehm toodangus, et tegelikult võib-olla see haigus on või ta hindab ja piima on vähe, et ta tegelikult küpsab ju märksa rohkem, et siis me kasutame eelmise ja järgmise kontrollpäeva tulemusel. Ja piimaproovi kindlasti mitte võtta sellised tehnikele piim ei ole normaalne. Natukene ka kontrollüpsi meetodit, ma korraks enne juba rääkisin või ütlesin sõna vahelduv kontrollüps või kolmekordne, siis kontrollüpsi võib teha erinevatel meetoditel. Kõigepealt standardkontrollüps, mis on juba vana ja traditsiooniline, see tähendab seda, et igal lüpsi korral on neid siis 2 või 3, mõõdetakse piimakogus ja siis piimaproov võetakse nii, et proportsionaalne kogus siis iga lüpsikorra piimast, et me saaksime kokku see 40 milliliitrit piima. Vahelduv kontrollüps tähendab seda, et ühel kuul tehakse kontrollüps õhtusest lüpsikorrast, järgmisel kuul hommikusest lüpsikorrast ja siis jälle õhtusest, et see vahelduv tähendabki seda, et need vahelduvad need lüpsikorrad, et ei ole sellist asja, et mulle meeldib, kui mulle sobib alati see, et ma teen ainult õhtusel lüpsi, mõõdan piima ja võtan piimaproovi, siis me saame valed tulemused. Vahelduva lüpsi korral siis piimatoodang määratakse ja piimaproov võetakse vaid ühel lüpsikorral ja nende tulemuste põhjal me arvutame siis päevatoodangu ja korrigeerime ka piimaproovi analüüsi tulemusi. Siis nendele karjadele, kes lüpsavad 3 korda, nendel on siis võimalus
kasutada lihtsustatud meetodit kolmekordse lüpsi, see tähendab seda, et piimatoodang muudetakse kõigi 3 lüpsi korral, aga ja meile esitatakse 24 tunni piimatoodang, aga piimaproov võetakse vaid lõunase lüpsi korral, sest kolmekordse lüpsil võtta proportsionaalne kogus piima, kui kari on suur ja tööd on palju ja kiire on, siis see on väga keeruline. Ja loomulikult need karjad, kellel on lüpsirobot, siis nendel piimaproov võetakse selle seadme poolt automaatselt kontrollpäeva 1 lüpsi korral. Seade on siis ühendatud robotiga kas 12 kuni 16 tundi, sõltuvalt sellest, et kui kiiresti on kõik lehmad lüpsid läbi käinud. Ja iga lehma kohta esitatakse selle lüpsikorra, millal võeti piimaproov, kellaaeg ja piimakogus ja loomulikult siis ka need piimaproovipudeli number ja siin me kogume ka natukene rohkem informatsiooni veel eelnevate lüpsikordade kohta, et siis arvutusmeetodiga arvutada õiget piimakomponentide sisaldused ja piimakogus. Nii, mida nüüd siis teha enne, kui kontrolliks saabumas on? Kõigepealt on hästi oluline see, et loomapidaja kontrolliks, millal on piimaproovide kogumispäev. Selleks on erinevaid võimalusi. EPJ kodulehel on olemas kas piimaveised, piimaringid või siis piimalabor, piimaringid. On olemas selline graafik, et siin on võimalik alati peale klikkida ja vaadata, millal on õige piimaproovide kogumise päev. Siis on olemas informatsioon vissukeses, on olemas ka laudalehel, kes siis saavad laudalehti ja on olemas ka proovikasti, aga proovikasti ma panin siia sulgudesse sellepärast, et kõik on inimesed ja inimesed võivad vahel eksida, et on juhtunud seda, et proovikasti on olnud vale kuupäev, kas siis on lihtsalt vale piimaringi kastid on lihtsalt maha pandud, et olge kindlad, millal on õige piimaproovide kogumise aeg. Kontrollige seda vissukesest või EPJ veebilehel. Ja kui ei ole kindlad, siis meie maakonnaspetsialist kindlasti aitab. Kui kontrollüpsi ei saa sellel määratud ajal teha, siis kindlasti soovitan võtta ühendust meie maakonnaspetsialistiga, et leiame lahenduse, kas siis paneme piimaproovikastid mõne teise ringi peale või meie maakonnaspetsialist aitab korraldada siis piimaproovid Tartusse. Hästi oluline on see, et kontrollüps oleks tehtud vahetult enne piimaproovide saatmist laborisse, et piimaproovid ei rikneks. Kuigi säilitusaine tablett on ju piimaproovi pudelis, siis natuke halvemini segatud proovide puhul on oht ikkagi, et mõned proovid võivad rikneda või läheb terve kast raisku. Graafikus on siis kuupäev ja kellaaeg, millal kogutakse, vastavalt sellele tasuks planeerida kontrollüpsi tegemise aeg. Kindlasti enne kontrollüpsi tuleks vaadata, kas piimamõõtkurid on puhtad, kuivad ja terved. On olnud juhtumeid, kus hiired on näiteks tühendid ära söönud. Et kui need piimamõõtkurid on seisnud kusagil teises ruumis, kaasaskantavad piimamõõtkurid näiteks, et siis lüpsma hakates tuleb välja, et tühendid ei pea, hiired on toimetanud seal. Ja kindlasti on oluline ju veenduda, et lüpsiseadmed töötavad korrektselt. Kindlasti soovitan kontrollida, kas proovikast on piisav. Kui ei ole, tasub võtta ühendust jälle meie maakonna spetsialistiga, püüame leida lahenduse. Ja kindlasti vaadata üle ka, kas kõigis piimaproovid et siin võib tõsta resti lihtsalt üles ja vaadata niimoodi alt, et kas on näha ilusti tabletid ja kas need tabletid on kui tabletti ei ole või on sulanud, siis ehk on ikkagi piimaproovipudeleid rohkem, kui teil vaja läheb, et vahetada siis proovipudel
korrektse vastu ka niimoodi kontrollipsi käigus, kui selgub, et ei ole ta käite, ikka võib juhtuda, et midagi on juhtunud. Kui kasutate mitut kasti, siis soovitan luua endale süsteemi, kuidas näiteks neid järjestada, et kui vissukeses kasutatakse ka aliasi, et siis võib-olla see aliasi 1 all on kõige väiksema numbriga kast, et aliasi 2 all on võib-olla järgmine kast, et näiteks 61, 163, 306, et kui juhtub, et midagi natuke on valesti registreeritud ja mingi asi on puudu, et siis on nagu lihtsam jaole saada, kus võis viga tekkida. E-kontroll 1 kindlasti vastavalt kokkulepitud meetoditest me rääkisime enne. Kui kontrollipsi meetodit soovitakse muuta või kui karjas on muutunud lüpsimeetod, et kahekordselt on üle mindud 3-kordsele või vastupidi, siis andke teada sellest enne kontrollipsi, et me oleksime kindlad, et me arvutame õiget meetodit kasutades, et see informatsioon, mis edastatakse, et see oleks õige. Vahelduva kontrollipsi puhul pea kindlasti kinni vahelduvusest, sellest ma enne rääkisin, et käesoleval kuul siis õhtune lüps, järgmisel kuul hommikune lüps ja kindlasti kontrollipsil tuleb kontrollida, kas lüpsiplatsil on lehmad õigesti identifitseeritud, et kui te kasutate siin kas loete tablood-infot või läheb faili info, et vastavalt, et sellel positsiooninumbri või positsioonil on ka õige leht, et see, mida see teie seade loeb. Hästi oluline on looma ja piimaproovi identifitseerimine. Juba enne ütlesin, et jälgi seda, kas seadmed töötavad nii nagu vaja, et kas proovivõtu nõusse koguneb normaalne kogus piima, kas lüpsiroboti prooviseade töötab korralikult ja võtab proovipudelisse vajaliku koguse piima. Oleme hädas olnud just robotlüpsilt tulnud piimadega, et piima on proovipudelis liiga vähe. Kindlasti, kui on muresid, kui ei saa piima, kui seade ei võta piisavalt piima, siis võtke ühendust seadmehooldajaga ja paluge tal asjad korda seada, et seade võtab kindlasti piisava koguse piima. Mis juhtub siis, kui seda vähe, kohe varsti räägin, siis hästi oluline on see, et süsteem tühjeneks pärast lüpsi lõppu või enne järgmise lehma lüpsmist, et liigne jääkpiim süsteemis just eriti lisateenuste puhul võib mõjutada järgmise lehma tulemusi. Seda enne korraks mainisin. Kui lehm on lüpsi lõpetanud, siin on just see allakriipsutatud sõna või sõnad lüpsi lõpetanud. Ma enne rääkisin, mis toimub piima rasvasisaldusega lüpsi. Piimaproov tuleb võtta ja piimakogus määrata siis, kui lehm on lüpsi lõpetanud, siis me saame õige tulemuse. Ja veel kord siis piimakogus määrata kümnendiku täpsusega. Kas see siis salvestub ise faili juba või teie seadmesse või tuleb lugeda ja kirja panna, siis kindlasti need, kes kasutavad mõõtemensuuri, lugege mõõtemensuuri skaalalt, aga kindlasti mitte arvestada vahtu piimakoguse määramisel, et piimavaht koguneb sinna peale, et vaadake, kus on tahujoon ja kust algab piim või siis kaaluge piim. Ja kindlasti on igal ühel oma meetodid, kuidas asju registreerida, kas siis on oma leht või kasutatakse laudalehte, et mõelge, kuidas on kõige kindlam, et need andmed oleksid õiged. Seate endale süsteem sisse ja kui nõu vajate, siis võtke ühendust meie maakonnaspetsialistiga. Nad on kindlasti näinud erinevaid süsteeme ja võib-olla saate arutada, kuidas on kõige parem neid asju teha. Ja võtta siis piimaproov. Võtta piimaproov siis, kui lehm on lüpsi lõpetanud. Jälle, rõhutan veel kord, et kui lehm on lüpsi lõpetanud. Lüpsi ajal võetud piimaproov ei kajasta piima tegelikke näitajaid. Oleme täiesti kogenud maakondades seda, et kontrollipsil on väga-väga kiire. Inimesi ei ole. Ja kui piisav kogus piima on näiteks mõõtemensuuri kogunenud, siis võetakse juba piimaproov ära, sest lihtsalt ei jõua võib-olla järgmise võtte, püüdke leida keegi appi, aga ärge kindlasti võtte poole pealt, et siis tuleb see, miks mul on piimarasvasisaldus liiga madal. Mul on isegi tööstuses on kõrgem kui teil.
hästi oluline on võtta piimaproovi õigel ajal, siis kui lehm on üldse lõpetanud. Ja enne piimaproovi võtmist tuleb piima korralikult segada. Pöörata siis see proovinõu, kui piim koguneb võimalusel 2-3 korda ümber ja siis valada piim ümber vahenõusse või siis vahenõust mensuuri ja tagasi, et see piim seguneks, et te oleksite veendunud, et piim on segunenud korralikult. Või siis segage vastavalt seadme juhendile, et siin kaasaskantavate piimamootorite juures on ka igalühel reeglid, et mitu sekundit seda õhku sinna mensuuri lasta, et piim seguneks korralikult. Enne kui te siis lasete piima alt välja alt kraanist või siis võtate piimaproovi pudelisse selle piimaproovi jaoks. Et kui te ei ole kindlad, jälle soovitan küsida enne kui valesti teha. Võta piimaproovi pudelisse circa 40 milliliitrit piima. Siin on ka üks piimaproovi pudel, kus on piisavalt piima, et piimaproovi pudelil on tõrna joont, et see piim võiks jääda siia 2 joone vahele. Kui seade võtab, siis kontrolli kindlasti jälle, et kas piisav kogus piima on piimaproovi pudelisse jõudnud. Kindlasti veendu, et võtad piimaproovi õige lehma piimas. Näiteks, kui tullakse platsilt mitme lehma proovinõuga, tuleb hästi kindel olla, et need proovid, et ma tean, millises nõus on millise lehma piim. Või kas oli nüüd see number või oli see teine number. Et hästi oluline on veenduda. Ära saada laborisse piimaproovi, mis ei ole õige konsistentsiga. Veni, vesine või klimpis, et siin tuleb kindlasti märkida looma andmete haige, sest kui selline piim satub meil labori analüsaatorisse, siis varsti järgmisel slaidil või ülejärgmisel slaidil peaks olema näha see pipett, mis võtab sellest piimaproovi pudelist piima, et need on väga, väga peened ja kui seal proovipudelis on klimp, siis seade lihtsalt jääb kinni ja ei saa edasi töötada enne, kui tuleb kõik süsteem ära puhastada. Nii et kui te ikkagi näete, et piim ei ole normaalne, ärge siis seda piimaproovi võtke just jõudluskontrolli eesmärgil. Kui te soovite teha näiteks mastiiliproovi, siis aga sellest ma räägin natukese hiljem, et märkige looma andmete juurde hoida. Sulge piimaproovi pudel ja segapiim, et seda piimaproovi pudelit võib natukene raputada, et siis tablett tuleb põhjast lahti ja hakkab vaikselt sulama. Registreeri leht piimaproov ja pane piimaproov selle õigele vahele. Selleks, et see konservaine lahutuks sellest piimaproovist, siis umbes 25–30 minutit pärast proovi võtmist tuleks kõik piimaproovi pudelid korraks kastist välja võtta ja läbi raputada. Et siis on see piimaproovi või see säilitusaine tablett sulanud. Et kui nüüd seda piimaproovi pudelit loksutab, siis peaks ta kenasti segunema. Säilitusaine peaks piimaga segunema. Kindlasti, kui on võimalik, soovitan veel ka pärast küpsi mõned korrad segada, et kõigil on kindlasti oma meetodid. Robotlütsi puhul leia võimalus võetud piimaproove juba lütsi ajal segada. Tean, et väga ei soovita seda teha, sest need proovivõtjad või need, mis seal kastis toimetavad, et need võivad paigast ära minna, aga et kui vähegi pääsete ligi, siis need proovid, mis on juba ära võetud, need võiks ju kinni kanetada ja korraks läbi loksutada. Siis kindlasti tühjenda vahenõu ja proovinõu nii, et nõusse ei jääks eelmise lehma piima. Siin on natuke halva kvaliteediga foto, aga siin on näha, et tegelikult on üsna palju piima järgi. Kui on võimalus kasutada rohkem proovinõusid kui platsil kohti, siis on hea, kui see, kust on piim prooviks ära valatud, saate selle natukeseks ajaks tagurpidi jätta, et ta nõrguks, et siis võib-olla järgmise lehma juures tulles saate võtta selle nõrgunud proovipudeli kaasa. Nüüd näitan natukene neid segamata piimaproove, et nagu te näete, siis siin vasakul üleval on näha, et tablett
on lagunenud, aga see on siin on põhjas. Mõni piimaproov on kenasti segunenud ja siis on jälle segamata. Siin on terve rida piimaproove, hästi selgelt näha, et piim on segamata pärast proovi võtmist. Kui see piimaproov nüüd panna vesikannile, kus need piimad üles soojendatakse, võib juhtuda nii, et tulemuseks on hapu piim, millega ei ole midagi teha, ei saa teie tulemust. Ei saa meie teile midagi anda, sest et sellist piimaproovi me analüüsida ei saa, et selle lehme analüüsi tulemused jäävad sellel korral saamata. Kui piima on proovipudelis väga vähe, siis nagu te näete, siin on all vasakul on nüüd foto, kus on näha, et pipett ei ulatugi piimani, et see piim on madalamal kui on pipeti ja näiteks ka võib-olla esimesel korral ta saab selle piima kätte, piima on vähe, aga esimesel korral saab, aga mingil põhjusel, kui kontrollproovid näiteks ära analüüsitakse ja tuleb välja, et on erinevus sellest, mis ta peaks olema, et tahaks uuesti analüüsida, siis meil ei jätku enam piima teistkordseks analüüsiks. Üleval vasakul on näha, et see on nüüd ilmselt üks robotikast, kus siis tõesti roboti piimaproovi võtja ei ole võtnud piisavalt piima. Et siin on rohkem kui tõenäoline see, et need piimad või et osad tulemused jäävad saamata, kui mitte kõik. Võib-olla osadest pudelitest oleme saanud tulemused kätte. Ja kui seda piima on vähe, siis siin on näha üks vesikannist, kus piimaproovi pudelid siis on tiirataara need, kus piima on väga vähe. Kui piima on proovipudelist liiga palju, mis siis juhtub? Siis juhtub see, et me tegelikult ei saa selles vesikannis seda piima soojendada. Ülemine osa jääb välja soojast veest ja me ei saa seda piima ka segada. Nii et need piimad, mis üles soojendatakse, need ka segatakse ära ja kui me võtame need kaaned pealt ära, siis nagu siin on näha, et tegelikult selline rasvane osa jääb kaane külge ja jällegi ei ole need sellised, nagu nad peaksid olema. Et sellele eelnevale nüüd, et kui te piimaproovi segate või loksutate, piimaproov peab olema selline heleroosat värvi, siis me eeldame ja et põhjas ei ole mingit tumedat kihti, siis võib loota, et see piimaproov on kvaliteetne, te saate sellist analüüsi tulemusi. Ja ärge pange kindlasti piimaproovi pideleid liiga täis. Kui kontrolliks on lõppenud, siis kontrollid üle, et kas kõik piimaproovi pudelid on täis, mis peavad olema täis. Siis kui näiteks on vaja teha piinuse või mastiitpuhkist analüüs, siis pange nende lehmade piimaproovide kleebised. Või kui märgite lehmad pissukeses, siis ribakoode vaja ei ole. Neid ribakoode saab piirkonnaspetsialistilt piimaproovide autojuhil on kindlasti neid või siis ka meie peamajast me saadame ka postiga vajadusel. Ja enne ütlesin, et kui et ärge haige lehma piimaproovi, pange siis kasti siia jõudluskontrolli proovideks. Kui te vajate haigele lehmale mastiitpuhkist analüüsi, siis pange see kleebis ja tõmmake pudeli kaanele pandud ribakoodile rist, siis me teame seda, et me ei pane seda piimaproovi jõudluskontrolli analüüside saamiseks analüsaatori alla, et ei teki sellist ummistamise probleemi. Me teame, et see piimaproov liigub nüüd ainult mastiitpuhkist analüüsi. Proovikasti saab panna ka piimatankist või udaraveerandist võetud piimaproovid mastiit-16 analüüsiks. Selleks siis tuleb kindlasti täita ja kasti panna lisateenuste saatele. Selle leiab meie veebilehed ja lisateenuste tellimisel tuleb veenduda, et märgitud oleks soovitud teenuse lahter, et kas siis soovitakse piinuse testi, mastiit-16 või lihtsalt tavapäraseid tankipiima analüüse, soovitakse piimatankist näiteks määrata rasvasisaldust, valgusisaldust, karbamiidi ja somaatiliste rakkude sisaldust. Et siis märkige see ära, võtke piimaproov
et kui te olete niimoodi selle tanki piimaproovi lisanud kasti, pange sellele ribakood ja täitke lisatelluste saatele, et siis need vastused on alati saadavad ka raportite alt istutamisest. Kui tellite tiinusi testi piimast või mastiik 16 analüüsi pisukese kaudu, siis on hästi oluline see teha hiljemalt proovide kogumispäeva õhtul. Et kui piimaproovid jõuavad õhtul laborisse, hommikul hakatakse neid piimaproove analüüsima. Kui need kastid avatakse, siis me teame juba, et selles kastis sellel positsioonil peab olema piimaproov, mis peab liikuma ka kas mastiik 16 analüüsile või tiinusitesti analüüsile. Et hästi oluline on nende saatelehtede täitmine. Need, kes saadavad sündmusi laudalehega, siis kindlasti kasti täidetud laudaleht. Kui esitate andmeid elektrooniliselt, siis pange kontrollipsi kasti ka saateleht. Ühe ettevõtte kohta võib täita ühe saatelehe, kus on kirjas kastinumber, proovide arv, järgmine kastinumber, proovide arv, et me saame kontrollida, et analüüsaatorilt tuleb täpselt seesama analüüsitud proovide kogus selle kasti kohta. See võib olla selle ühe ettevõtte saateleht võib olla täiesti ühes kastis. Ja kui kontrollipsi faili ei õnnestu haigeid sisestada, siis võib need registreerida pisukese kaudu või kirjutada nende numbrid saatelehele. Me paneme siis selle haige tunnuse EPJ-is sisse. Siis hästi oluline on hoida täidetud piimaproovikaste jahedusruumi, eriti suvisel ajal, mäletame kuumi suvekuid. Kui piimaproovid on ka veidi halvemini segatud, siis ja nad on soojas, siis midagi pole teha, laborisse jõudes on nad hapud. Siis pärast kontrollipsi kindlasti on oluline testa kontrollipsi seadmed ja proovinõud ja hoiustada need siis kuivas ruumis, kus kiired ei pääse ligi, kus ei ole tolmune, et need oleksid järgmisel korral jälle head võtta. Siin on nüüd ka mõned näited, et kuidas mitte teha või kuidas kontrollipsi täita. All paremal on korrektselt täidetud piimaproovikast, kus on alustatud esimeselt realt, esimeselt positsiooninumbrit ja täidetud eelviimase rea viienda proovini. Need lisateenustele minevad piimaproovid on tähistatud ribakoodiga ja viimane proov ilmselt peaks minema siis mastiik 16 analüüsile. Rist on peal, me saame aru, me ei pane seda tavana saatele. Esimene vasakul. Ma ei tea, mis on kirjutatud saatelehele, millised on proovinumbrid, kas on 1, 2, 11, 12, 21, 22. Kui te tähele panete, siis proovinumber läheb paremalt vasakule ja reanumber ülevalt alla. Aga kui on lehel kirjas 1, 2, 3, 4, 5, 6, siis selle kasti järgi on üsna keeruline otsustada, milline piimaproov millisele lehmale kuulub. Kaks järgmist kasti paremal, ei ole kindel, kas on alustatud hoopis alt paremast nurgast ja siin peaks olema number 1. Või on see esimene proov siin kuuendas reas. Et hästi raske on aru saada, kui ei ole alustatud proovikasti täitmist esimesed positsioonid. Sama tegelikult siin all vasakul oleva kasti puhul. Oluline on alustada esimesed positsioonid või see, et on täidetud esimesest siis nii-öelda selle ettevõtte viimase proovini. Kui juhtub, et mõnel lehmal jääb piimaproov võtmata, siis kindlasti ärge hakata piimaproove nii-öelda positsioonilt edasi tõstma. Üks variant on see, et siis viimane proov asendada või viimane proov panna tühja koha peale ja kindlasti siis ära märkida ja muuta ka failist või siis kontrollipsi seadme. Aga kui jääb mõni proovipudel tühjaks, ei juhtu midagi. Olulisem on see, et piimaproov ja leht oleksid üheselt identifitseeritud.
Andmete registreerimine, nüüd ka veidi sellest, et hästi oluline on registreerida lüpsi alguse õige kellaaeg. Kõige parem on see, et kui me saame iga lehma kohta selle lüpsi alguse kellaaja, kellel lüpsi süsteem kogub informatsiooni iga lehma kaupa, kellel on võimalik see failina edastada, siis tehke kindlasti seda. Kui nii ei ole võimalik, siis iga grupi lüpsmise alguse aeg. Kui ka see ei ole võimalik, siis farm või selle karja lüpsmise kellaaeg. Ja kindlasti 24 süsteemis, et ärge pange seda, et kell 5 hakkas lüps. Me ei tea, kas ta hakkas. Võib-olla peab vahetuva lüpsi korral olema see ka õhtune lüpsikord, et kas see siis oli 5:00 hommikul või 17:00 õhtul, et kindlasti kasutate 24 tunni süsteemi. Siis on meil siin selgelt aru saada, mida ja mis kell lüps algas. Vahetuva lüpsi puhul registreeri eelmise lüpsi alguse õige kellaaeg. See on nüüd see koht, kus endiselt eksitakse. Eelmine lüps võrdub eelmine lüpsi kord. Oluline meeles seda pidada. Et kui me kontrolllüpsi teeme õhtul, siis eelmise lüpsi kellaaeg on täna hommikuse lüpsi kellaaeg. Mitte eelmise kuu kontrollüpsi kellaaeg. Et eelmise lüpsi algus on minu tänasele lüpsile eelneva lüpsi korra algusaeg. Miks me rõhutame neid kellaaegu? Need õiged kellaaeg on vajalikud toodangu arvutamiseks ja see sama, et me korrigeerime tegelikult piimarasva sisaldust. Me jõuame jälle tagasi sinna, kus me alustasime piimarasva ja valgusisalduse. Miks see selline on, eks ole? Miks on sellised tulemused? Vahetuva kontrolllüpsi puhul võetakse arvesse lüpsi kord, kas on hommik või õhtu, laktatsioonikord, kas on esimene laktatsioon või hilisem, vahetundides kontrolllüpsi alguse ja eelneva lüpsi alguse vahel. Siit tuleb see kellaaja ja laktatsiooni kuu. Et me teame seda laktatsioonikorda, me teame laktatsiooni kuu, aga see, milline on lüpsi vahe, seda meie sinna ei tea, seda ütlete teie nende kellaaegadega. Lihtsustatud kolmekordsel ja robotil me ka robotlüpsi puhul me ka korrigeerime just piimarasva sisaldust IPAL-i tunnustatud arvutusmeetodit kasutades, et siin on olulised lüpsi vahe. Andmete registreerimine. Püüdke võimalikult kiiresti pärast lüpsi lõppu teha kontrollige seda ja laadige vistutesse. Kui hätta jääte, siis kindlasti meie andmetöötajad aitavad. Veliroboti puhul kindlasti siis vähemalt 5 päeva andmed, et seal faili puhul, et seal saab mitme päeva andmeid vajatakse, siis me saame kõigile lehmadele tulemused. Siis hästi oluline ka toodangute arvutamisel on oluline, et teised sündmused oleksid registreeritud, et poegilise andmed oleksid olemas, kinnijät, kui lehmad on kinni jäetud, lehmist karjast väljamine, et need toodangud, mida me arvutame, tuleksid ka õiged, et kui näiteks kinnijättu ei ole, lehmad on tegelikult kinni, aga seda kinnijättu ei esitata, siis me tegelikult arvutame sellele lehmale valetoodangu. Ja kontrollüpsile eelnenud sündmused tuleb registreerida kindlasti enne kontrollüpsi või märkida kontrollüpsi lehele. Et siis, kui me nüüd kontrollüpsi andmed lisame, et siis meil on teada juba kõik poeginud lehmad, kes peaksidki lüpsma, või siis miks mõnel lehmal ei ole piima, ta on kinni, et see on hästi oluline. Ja esitab sündmused arvestades sündmuste loogilist järjekorda, kindlasti mitte panna väljaminekud enne peale kui poegimised või kontrollüpsed, et kui lehm läheb välja pärast kontrollüpsi, siis oodata veidi selle väljamineku registreerimisega, et poegimine kinni, et väljaminek, et see loogilisus peab olema kindlasti, seda peab arvestada. Miks mõnikord jäävad tulemused meilt saamata, et piimaproovi ei saa analüüsida, nii nagu ma enne rääkisin, et proov on segamata, ta on hapuks läinud või piima on vähe. Või halva kvaliteediga piimaproovist ei saa õigeid või ei saa üldse tulemusi. See on hästi oluline piimuse testi puhul, näiteks hapnenud piima ei saa kasutada piimuse testi puhul. Somaatiliste rakkude eristamise puhul on ka hästi oluline see, et need piimaproovid on võetud väga-väga
mitu päeva või nädal aega enne seda analüüsimist, et see meetod on tundlik ja kui see piim ei ole väga normaalne, siis me ei pruugi saada õigeid tulemusi. Kontrollipsi faili saatmisega näiteks on jäetud hiljaks ja me ei tea, millises proovikastis on lisaproovid, siis võivad jääda tulemused saamata, võivad jääda need piinuse testi tulemused saamata, sest me ei tea, et tegelikult selles piimaproovikastis, mis käis juba analüüsaatorid läbi, olid ka lisaproovid ja neist taheti piinust määrata või mastiitpuustelist analüüsi. Sama teema on, et vissukesest, kui tellitakse liiga hilja, kui proovid on analüüsitud, siis ka ei saa enam tulemusi, sest piimaproovid on juba välja kallatud. Et oluline on see, et lisateenused oleksid siis hiljemalt piimaproovide kogumispäeva õhtuks märgitud vissukesse. Ja ka tõesti kontrollipsi fail saatke võimalikult kiiresti pärast kontrollipsi. Ja viimane punkt siin, kleetisega piimaproovi puhul ei pea laboratoriumis teha ka tavapäraseid jõudluskontrolli analüüsid, nagu me enne ütlesin, et kui ei soovi tavapäraseid jõudluskontrolli analüüse, siis libaproovi läbi püüdsutada. Nüüd mõned seigad elust enesest. Kuna kontrollipsil on väga kiire, võetakse piimaproov enne lüpsilõppu. Sellest ma ka enne juba rääkisin. Tulemuseks on see, et tegelikult see ei ole nii-öelda selle lehma tegelik näitaja. Lüpsi alguses on või lüpsi keskelgi on rasvasisaldus märksa madal. Lüpsi lõpus ei saa seda keskmist proovi sealt kätte, et laske lehm lõpetab lüpsi ja võtta siis. Kui mõni kontrollipsi seade ei tööta või kogu klasside kontrollipsi seadmeid ei tööta, näiteks, et selle tõttu, et üks kogumisnõu on halvasti ühendatud ja proov võetakse siis misast enne masina allapanekut või pärast eemaldamist, millise tulemuse siis saab, siis me ei saa ka ju üldsegi õiget tulemust. Hästi oluline on jällegi see punkt, et seadmed töötaksid korralikult, siis me saame õiget tulemused. Kontrollipsi aeg ununes ja kogumispäeval täidetakse vajalikud proovipudelid ühest kannust. On väga üksikud juhtumid veel. Varasematel aastatel panime seda rohkem tähele. Meie labori analüütikud on väga kogenud ja nad juba ekraanid näevad neid tulemusi, et kui rasvasisaldus kas siis niimoodi jooksvalt hakkab tõusma või langema. Et tegelikult on hästi oluline tunnistada seda endale, et jõudluskontrolli tehakse eelkõige iseenda jaoks, et vaadata, kas mul on head lehmad, kas mul on terved lehmad ja mis et see on iseenda jaoks, mitte meie jaoks. On ka selliseid juhtumeid, kus siis tühjad piimaproovid täidetakse ühest kannust. Ja kui see juhtub olema nüüd haige lehma piim, mis sinna pannakse, siis kas see lehm on haige või ei ole. Ja mis on veel juhtunud, on see, et happelise pesuvahendi jäägid on süsteemis ja esimese platsi proovid on kohe hapid. Järgmiste puhul on juba läbi loputatud, aga jah, esimene platsitäis on halvaks läinud ja ei saa tulemusi enda piimaproovidest. Mis piimaproovidest saab, kui nad laborisse jõuavad? Meie piimaproovi buss korjab siis korjab farmidest piimaproovid kokku, transpordib nad Tartusse piimalaborisse, kus nad pannakse külmikusse. Järgmisel hommikul võetakse välja paberid, saatelehed kastist, vaadatakse arvutist, millistes kastides on lisateenuseid, kui need on tellitud näiteks vissukese kaudu, siis märgistatakse piimaproovid ja piimaproovid analüüsitakse juba analüüsaatoril. Millist infot saab piimaproovist? Jõudluskontrolli kliendil on võimalik saada piimarasvasisaldus, valgusisaldus, karbamiidisisaldus, sööt, mis või iseloomustavad beta-hüdroksühapet pH sisaldus somaatiliste rakkide arv, siis on meil võimalik neid somaatilisi rakke eristada, et hinnata, kas
millises staadiumis on üdarapõletik. Jõudluskontrolli klient saab ka konserveeritud piimast lasta määrata bakterite üldarvu, samuti on võimalik piinust määrata piimast ja teha mastiid 16 analüüsist, tähendab seda, et määrata mastiidi tekitajaid. Käesolevast aastast on meil olemas ka võimekus määrata rasvhappeid, aga selles osas me praegu alles teeme koostööd Maaülikooliga, et mingil hetkel suuta pakkuda ka piimatootjale lisainformatsiooni. Piimatööstustele määratakse meil laboris piimarasvasisaldus, valgusisaldus, karvamidisisaldus, somaatiliste rakkude arv, laktoosisisaldus, külmumiste, bakterite üldarv ja antibiootiliste ainete jäägid. 2021. aastal siis sõltuvalt kuust oli meil 64 kuni 71 000 jõudluskontrolliproovi analüüsida laborisse ja siis piimatööstusest saadetud kvaliteediproove sõltuvalt kuust 1500–1900. Enne rääkisin seda, kuidas farmis teha nii, et tulemused oleksid võimalikult õiged. Sellest üksi ei piisa, kui farmis tehakse seda, et hästi oluline on ju ka laboritel kontrollida oma protseduure, kontrollida seda, et need analüüsi tulemused, mis väljastatakse, et need oleksid õiged. Mida tehakse laboris? Iga tööpäeva alguses kontrollitakse analüüsaatorite korrasolekut ja loomulikult kontrollitakse analüüsi tulemusi. Et iga jõudluskontrolli piimaproovide puhul, et iga proovipartii või kasti järel on tulemuste kontroll 2 kontrollpiimaga. Kontrollpiima väärtused on saadud referentsmeetoditega analüüsimisel ja kui on nüüd erinevus lubatust suurem, siis kontrollitakse seadet ja analüüsitakse piimaproovid uuesti. Piimatööstuste bakteriproovid, et siin on iga proovipartii järel jälle kontroll ühe hüpneli standardpiimaga. Antibiootiliste ainete jääkide määramisel iga testlaadi lõpus on positiivne ja negatiivne kontrollproov. Sama on ka piinuse testi puhul, iga testlaadi alguses on siin siis negatiivsed ja positiivsed proovid. Ja ka mastiid 16 iga testlaadi lõpus on kontrollproovid. Lisaks sellele osaleb EPÖTi labor piimatööstuse laborite kontrollikeskused CKV ja ICARi piimakomponentide määramise rahvusvahelistes testides. EPÖTi labor teeb võrdluskatseid kõigi laboris määratavate piimakomponentide osas ja samuti siis piinuse testi ja mastiidi tekitajate määramise rahvusvahelistes võrdluskatsetes osaleme, et olla kindlad, et need numbrid, mida me väljastame, oleksid õiged. Ja siiani on rahvusvaheliste ringtestide tulemused on lubatud vea piiridesse, tähendab seda, et me julgeme öelda, et meie labor töötab hästi ja meie inimesed on tublid. Mõne sõnaga toorpiima kvaliteedist, et me enne rääkisime hästi palju jõudluskontrollist, aga kuna me tegelikult ka tööstustele määrame kvaliteediproovide või määrame neid komponente ja enne rääkisin siis, et saaks öelda, et kas varutud piim on väga hea kvaliteediga, rahuldava või mitte rahuldava. Kvaliteediklasside nõuded on põllumajandusministri määrusega paika pandud ja kui me siin vaatame meie laboris analüüsitud toorpiimaproove, siis somaatiliste rakkude arv, mediaan, siin sõltuvalt kuust on siis 180 000 kuni 200 000 ja bakterite puhul 13 000 või 15 000. Kui me neid numbreid vaatame, siis et see mediaan on küll seal, kus me võime öelda, et toodetud on eliitpiim. Neid toorpiima analüüsi tulemusi on tegelikult võimalik vaadata kõigil piimatootjatel, kasutajatel või EPÖTi kodulehte vaatavatel piimatootjatel
meie andmebaasist kas pistukesest või siis kodulehel. Oluline on teada kasutaja nime, see on kleebisel olev kood ja sinna ette Y ja parool, mis on saadud piimatööstusest. Ja võimalik vaadata niimoodi. Ma ütlesin pistukesest, üldiselt meiereiproovid. See tuleb seadistada. Seadistamise kohta on meil juhend piimaveiste kataloogis kasuliku teabe all. Et sealt saate näpunäiteid, kuidas seadistada, et siis pistukesest juba vaadata kõiki neid tööstuse proovide tulemusi. Või siis logides nüüd selle sama kasutaja nime ja parooliga EPJ kodulehele on võimalik piimalaborialt vaadata samamoodi piimaproovide analüüsi tulemusi. Nüüd on natukene võimalik ka ennast teistega võrrelda, et on eelmise aasta lõpus sai valmis graafik meiereiproovid graafikul ja selle aasta alguses on nähtaval ka meiereiproovide kirjaviga rasva ja valgusisaldus graafikul. Kui see piimatööstusest saadud kasutaja nimi on seotud pistukese kasutusõigusega, on oma karja tulemusi võimalik näha esile tõstetuna graafikus ja ka tabelis. Ja konkreetselt proovi klikkides on võimalik näha, kuidas selle proovi tulemused paistavad ülejäänud tulemuste suhtes. Siin on nüüd bakterite üldarv ja somaatiliste rakkude arv piimaproovides ja nagu te näete, et siin on nüüd ettevõtte proovid, et need on natukene paremini silma paistvad ja värvidega on näha, mis lähevad siis eliitklassi või mis on väga hea kvaliteediga piim. Millised piimaproovid on annavad märku, et varutud piim on väga hea kvaliteediga, milliste tulemuste põhjal saab öelda, et on hea kvaliteediga ja millisel korral on ka võib-olla ei ole kõik nii hästi. Ja sama informatsioon on siis ka piimarasva ja valgusisalduse kohta, nii et soovitan kindlasti vaadata need, kellel kasutajaõigusi ei ole, et üldist pilve. Siin on näha, et kuhu langeb siis, et meie piimatööstuste poolt varutud piima, rasva ja valgusisaldus, et kus on see põhiline pilv või kus on tihedam. Me vaatamegi, et rasvasisaldus on jämedalt 4 ja valgusisaldus siis natuke üle 3,4. Soovitan kindlasti vaadata, tutvuda, vaadata ja võrrelda enda andmeid teistega, et leida, kas või tunnustada ennast, et küll mul läheb ikka hästi. Ma olen väga tubli ja miks mitte ennast kiita, et see on alati väga oluline. Kui te vajate abi, kas siis kontrollipsi läbiviimisel, et kuidas teha või mida silmas pidada või andmete edastamisel, siis siin on meie inimeste kontaktid. Natuke segadust võib tekitada, et näiteks Pärnumaa on mitmel inimesel kirjas, et kui te ei ole kindlad, milline spetsialist teid teenindab, siis pistage, küsige. Kindlasti aitavad kõik, aga et niisuguseks igapäevaseks koostööks on hea, kui on kindel inimene, kelle käest küsida või kellelt abi saada. Ja andmete probleemidega kindlasti aitavad meie klienditeenindajad keskuses, paikad on ka teakilma ja ehanäed, aga et kui te hätta jääte, siis, või kui on vaja midagi parandada, siis võtte nendega ühendust. Kui on tegu failidega, siis kindlasti Vaike aitab teid. Ja failide edastamise või andmete edastamise kohapealt meie maakonnaspetsialistid Peevi, Maila, Maire, Merle ja Saire on ka väga tublid aitama. Küsisin meie klienditeenindusest, et mida veel öelda või mis on see oluline sõnum. Tegelikult sain nende käest tagasiside, et tegelikult on jõudlusandmete kogujad ja need inimesed, need spetsialistid, kes farmides töötavad, äärmiselt tublid. Töö on raske ja töö on kiire, aga me saame kõik
kõik asjad lahendatud, kõik on väga vastutulelikud ja koostööaldis, nii et ma loodan, et meie hea koostöö jätkub ja andmetöötajad palusid veel kindlasti öelda, et olge kindlad selles, mida te teete ja kui te hätta jääte, siis küsige, et aitame. Ja kindlasti võib ka minu poole pöörduda. Aitäh teile. See on see, mida ma täna plaanisin rääkida. Suur tänu meie mõlemale lektorile. Kellel on rohkem küsimusi nüüd tekkinud, saate kindlasti lektoritega otse kontakti võtta või siis kirjutada meile info@epkk.ee ja edastame teie küsimused siis. Kõikide tulevaste sündmuste kohta saate samuti infot Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehe kaudu www.epkk.ee või siis toiduteave lehelt www.toiduteave.ee. Ja pikaajalise teadmussiirde programmi sündmused on leitavad aadressil www.pikk.ee. Soovin kõigile head päeva jätku.